Tere tulemast! Stuudios on tore ja mul on siin nii uhke olla kahe väga kauni naisterahvaga, Kristel ja Ele. Ja Ele, sina said just Tore 25 pidustuste raames tiitli Tore sütitaja. Kuidas tunne on? Aitäh, Marju! Tunne on väga hea, sest ma teen seda tööd südamega ja ma leian, et alati on tore, kui keegi seda märkab. Nii et suur aitäh märkamise ja esile tõstmise eest. Ja sa oled seda väärt. Meie teame sind tõelise sütitajana. Aga enne veel, ütle nüüd korraks, et mis sa muidu igapäevaselt teed? Kust koolist sa tuled ja mis sa seal teed? No täna sõitsin siia Rakverest. Hetkel töötan Rakvere Reaalgümnaasiumis ja hoopis haridustehnoloogina. Aga ükskõik, mida ma ka muud olen katsetanud, ma olen kooli inimene, ma töötan koolis ja teen seda väga hea meelega. Ükskõik, mida ma muud olen katsetanud koolis, siis tore tegevus on küll see, mis ma alati endaga kaasas kannan ja ka eile oli jälle meie Tore ringi kohtumine ja koolitus, nii et mida ma teen, kui ma parasjagu ei suusata ja? Jah, sa oled väga liikuv, seda me teame ka. Jaa. Katsun ajada ikkagi seda tore asja niimoodi ühe südame asjana muude tegevuste kõrvalt. Ja hästi südamelähedane on ka muidugi see vabatahtlik töö, mida ma teen Rakveres kogukonnaga, et see Rakvere Oti tegemine näiteks on ka selline tore tegevus. Mida kõike sinust peitub. Ja sina, Kristel, mida teed igapäevaselt? Tere, aitäh, et kutsusid. Jah, aitäh, et tulid. Mis ma teen? Hetkel põhiliselt olen veel väikese piigaga kodus, aga meil on erakabinet, kus ma teen siis psühholoogilist nõustamist, pereteraapiat. Et see on minu valdkond. Kas ma tean õigesti, et Kristel oli Ele sinu jaoks üks esimesi torekaid? Sul on väga õige informatsioon. Ja, et aasta oli siis 2003. Kui praegu välja öelda, et see oli 17 aastat tagasi, siis ma ei ole nii vanagi, eks ju. Aga tõesti, kui ma Paide gümnaasiumisse tööle läksin, siis seal selline võimalus tekkis. Ma töötasin tol hetkel ju kooli raamatukogus, võrratu koht tegelikult, kus töötada. Uksed on ju kogu aeg avatud, kõik, kes tulevad, on alati oodatud. Mul head suured kõrvad, suur süda, sa kuuled, näed. Ja sealt tegelikult tekkis ju küsimus see, et muidugi filter oli liiga tihe noore inimesena, tahad maailma muuta ja paremaks ja ma võtsin väga palju südamesse kõike seda, mis ma kuulsin, mis noored näiteks rääkisid ja tol hetkel töötas meil Paide gümnaasiumis Ülle Müller ja kui ma Üllele rääkisin, et Ülle peaks midagi tegema, et igas klassis võiks olla kuidagi selline süsteem, et igas klassis on selline õpilane, kes on väga hea kuulaja, kes märkab oma kaaslasi ja kelle juurde võiks alati minna nagu nõu küsima või kes teab, kust abi saab. Ja Ülle nagu ta oli, ma tean, kuule, meil on just vaja kedagi tore koolitusele saata. Ma mõtlesin, mis asja? Ma polnud kuulnudki ja mõtlesin, kahtlane värk, eks ju. Ja siis tol hetkel oligi see, et teie olite valmis minema ja neil oli lihtsalt ühte täiskasvanud saatjat vaja kaasa, ma arvan, ja sellest hetkest sai minu jaoks kõik alguse, et Ülle tegi väga kuidagi õige inimese, õige valiku, ma arvan, et kuidas sina sellest, mida sina mäletad? Jah, mida sina mäletad? Kui vana sa olid siis, kui Ele teie kooli tuli? Seda ma tõesti ei mäleta. Kui vana ma olin, ma isegi ei mäleta aastanumbrit. Ma ei oska niimoodi ajajoonele panna, aga klassi mõttes ma olin ilmselt 5.–6. klass. Tegelikult olime meie juba ühel koolitusel käinud, et siis Ele veel ei töötanud meie koolis, aga siis ta kohe tuli. Ja üks grupp enne meid oli ka selle koolituse läbi teinud ja Üllega me seda asja ajasime ja siis tuli Ele ja siis sealt läks edasi. Selles mõttes, jah. Oleme esimesed teine teisel.
teie lugu on selles mõttes huvitav, et te saite väga lähedasteks, et te suhtlete tegelikult tänaseni ja olete lausa väga head sõbrannad. Et Torekast sai siis selline sõbranna ja Tore juhendajast sai sõbranna. Selles mõttes asi on väga lihtne, et me käisime ju koos koolis, eks? Me käisime koos koolis temaga, mis siis, et tegelikult meil on vanusevahe on 9 aastat, aga selles mõttes see ei tähenda justkui nagu midagi, et selline hea klikk ja üks asi muidugi ka, et kui ma siia sõitsin ja mõtlesin, mis see tore on olnud, et peale selle isikliku arengu, mis siit, eks ju, täiskasvanud inimesena ka siit saada, on see, et need inimesed, need tore inimesed, eks ju, seal kaadri taga, näiteks Epula Tšau ja sina, Marju, ja tõesti nendest noortest inimestest, kes täna on õpetajatena, koolitajatena, kes on kuskil kaitseväes või kes on juba lapsevanemad, saadavad mulle beebipilte, eks ju, et need inimesed on väga väärt, mis sellega kaasa tuleb. Kas Kristel, sina nõustud ja miks sellega, ma isegi tegelikult ei peaks kas küsima, eks ju, et Ele on sütitaja? Absoluutselt nõustun. Ma olen selles mõttes imetlenud Ele juures kogu aeg seda, kuidas on see julgus, enesekindlus ja täiesti ka tühjast kohast alustada vestlust või teha mingi nali. Ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks Ele oli nii populaarne tore juhendaja meil koolis, et lihtsalt oma isiksusena ta tõmbas noored endaga kaasa. Selline särav ja nooruslik. Ma lihtsalt ise püüdsin mõelda selle peale, et kuidas nii kaua aastaid, eks ju, see miski või mis. Ja üks põhjus, kui ma siia sõitsin, ma mõtlesin, et tead, äkki ma veel mäletan. Äkki ma mäletan veel, mis tunne on olla see õudne vanus, kus ise ka täpselt aru ei saa, kas ma olen liha või kala või mis loom ma üldse olen ja mida ma söön. Vaat see samune põhikooli 3. aste, see vanus, kus enda sees on nii suur segadus ja ma arvan, et ma mäletan neid emotsioone, mingisugused pildid on sellest ja ma saan aru, kui päris on see, mida need noored tulevad mulle rääkima, et ma võtan neid tõsiselt ja ma aktsepteerin seda, eks ju. Ja see on see võib-olla miski, mis on see miski. Ma arvan küll, et on. Ma korra tulen tagasi selle sütitamise juurde ikkagi, või mis tagasi, me kogu aeg püsime selle sütitamise juures, et tänavu aasta me andsime selle välja nõnda, et ta ei olnud mitte ainult aasta sütitaja, vaid tõesti sellise pika perioodil tähelepanekud, et Ele ongi see meie tore sütitaja väga pikalt olnud, et me ei saagi panna, et ainult sel aastal oli nii. Ja ma sobrasin mälust, et mis asi see võis olla, kus ma esimest korda tundsin, et see oli midagi, mida oligi vaja kõigile ja kust sealt nagu midagi edasi hakkas süttima. Ja mul meenus, kui mina ütlen nüüd sõnapaari tore pisikud, siis mis sul meenub? Mis asi see veel on? Kas see võis olla midagi see, et me koolis, mäletan, me tegime selliseid neid häid sõnumeid või silte peitsime koolis, printisime välja värvilistele paberitele ja igale poole, kus sa kogemata vaatasid, vaata, noored ei julge võib-olla vaadata, käivad silmad maas, sellistesse radika taha ja igasuguse piilusalakohtadesse selliseid häid sõnumeid ja all oli tore. See meenub nagu mulle praegu, aga sul on nagu... Ei, see on seesama, sa mäletad hästi. See oli nii äge asi, et ma pidin selle panema, ma mäletan, lausa kohe tegin sellest versiooni, et saaks kasutada, aga teised panin kodulehele ju. Koos isegi tegelesime sellega minu meelest. Ja see oli ka ikkagi 2009 või 8, isegi 7. Päris vara tegelikult. Issand 6, 2006 lausa. No seda aastaarvu ma ei tea, aga vaat seda on nii keeruline öelda, et mõnel käib see tore klikk, eks ju, väga kiiresti ja kergelt, eks ju. Sa saadki aru, et keegi on torekas kohe, eks ju, ja mõnel võtab kauem aega ja siis me naerame ikkagi see, et selle pisikute külvamine käib justkui heas mõttes, et kelles hakkab see seeme idanema seal.
mida klikki, et kui ma jõudsin Toresse või? Seda klikki, et Toresse jõuab, eks ole, päris mitmeid noori, aga see klikk justkui ei käi kõigil päris kohe niimoodi ära, et ta jääb täitsa seda niimoodi südamega tegema, see kolmandik, millest ka koolitusel räägitakse, et üks osa käib läbi, teine saab endale midagi ja kolmandik siis jääb selliseks kohe päriselt panustama ja märkama, aitama rohkem. Ma arvan, et see oli ikkagi sellel põhikoolitusel, sest see toimus meil Peetris, mitte selles Tallinna külje all Peetris, vaid Järvamaa Peetris. Ja see seltskond, ja ma arvan, et see oli võib-olla üks esimesi selliseid nii-öelda nagu laagreid, kus me käisime ja ööbisime, olime mitu päeva ära ja minu klassist parimad sõbrannad olid minuga seal kaasas ja ma arvan, et see sai ilmselt sealt alguse. Et ja need ülesanded, mis me tegime selles väiksel küla vahel parkides ja teeäärtes ja koolimajas ja lasteaias, et ma arvan sealt. Et te mängisite õues päris palju neid, mis tore mängud. Ja meil üks põhiline, mis mul meeles on see, kuidas mind pandi saba ette, kõik otsime teineteisest kinni ja kõik olime silmad kinni. Ja siis ma pidin kogu selle seltskonna pargis puude vahelt nagu läbi juhatama. Et me oma sõbrannaga siis kõigepealt harjutasime, kuidas seda teha kõige paremini. Ja lõpuks õnneks jäid kõik terveks. Ja see võis kindlasti äge kogemus olla. Ja ma arvan, et noorena sealt tuligi ja siis ja koolis juba, kui tuli ele, et tõesti see meie omavaheline klikk või sõprus, et see oli minu arust algusest peale natukene nagu, ta ei olnud minu õpetaja, mul ei olnud tema ees ühtegi nagu kohustust, tal ei olnud ka mulle otseselt mingisuguseid nõudmisi, et saigi selline hea vaba suhtlus sealt edasi areneda. Et võib-olla kui on tore juhendajaks õpetaja, kellele sa pead andma, ma ei tea, kontrolltöid käima tegemas või hindeid parandamas või seal tekib nagu mingisugune muu suhe ka juurde, et see võib olla teinekord takistuseks, aga meil seda ei olnud ja muidugi ka see, et Paide, väga väike koht, et ka need väljaspool kooli tegemised ja toimetamised ühel hetkel hakkasid meil ühtima. Rahvusvahelised projektid. Ja rahvusvahelised projektid ka. Et me käisime ju ikka mingi 4 aastat, 5 aastat järjest, käisid välismaalased meie juures, teismelised, mis me tegime Euroopa projekte, kirjutasime eelarvet, panime kokku ja Itaalias, Tšehhis, Ungaris, just 2 korda Itaalias isegi käisime, et see oli üks ikka vägev asi, jah. Et selles mõttes tore andis selle võimaluse, et esitada ennast grupeeringuna ja selle järgi siis selle kaudu kirjutada projekti. Väga äge. Ja sina tegelikult hakkasid kohe tegelikult ka ühingus laiemalt silma. Minu teada oled sina tore ajaloos üks nooremaid, kes astus juhatusse. See oli siis Viimsis, kas oli nii? Viimsis üldkoosolekul, kas võis olla seal? Ma arvan, või oli Raplas? Ei, Rapla tuli hiljem. Võib-olla siis Viimsi, jah. Selles mõttes mul on ajajoonele natuke raske panna. 18-19 aastane, midagi selliseks. Viimsi küll, jah. Ja siis sa astusid kohe tore juhatusse ja seal ees oli kohe ju sellised küpsed inimesed ja kaader 7 inimest kokku vist hästi suur juhatus oli. Kuigi sina olid vist seal jälle juba ees, et oli nagu selline turvaline tulla. Mis sa mäletad sellest juhatuses olemise ajast? Said 2 vahetust isegi vist. Ma olin ju päris pikalt juhatuses tõesti, et ma arvan, ma olen kogu aeg olnud selline, et me teeme ära, et mõeldud tehtud. Et ega ma ilmselt pikalt väga ei kaalunud. Tõenäoliselt Ele oli sütitajaks, kes ütles, et nüüd kandideeri või esitama nimi sinna. Ja siis see töö hakkas pihta, millest alguses muidugi, ma ütlen, et ma ei saanud midagi aru, aga see tuli aja jooksul. Ja sealt tõesti need 2 vahetust juhatuses ja lõpuks siis, kui ma hakkasin nagu pihta saama, mis tegelikult seal toimub, siis ma arvan, et
päris mitmeski kohas sai palju tööd ära tehtud ja sealt edasi ju ka veel tegevjuhi asetäitja kohaks, et noh, on ju küll noorel võimalik ka nii-öelda karjääri teha selles tores, kui on soovi. Jah, ja sinul seda soovi oli ja jagus ja tõesti tegid palju ära oma koha peal. Suur tänu sulle selle eest. Jah, see oli selles mõttes igat pidi huvitav ja õpetlik kogemus, et mida see tore võib siis anda või et tõesti, et õpilased ei pea jääma lihtsalt ju tore õpilaseks, et sealt on võimalik juhendajaks saada või juhatuse liikmeks või mis iganes ülesandeid saab ju kas või ise endale võtta. Kas sina oled juhatuses olnud? Tahad sa sellest rääkida? Või mida sa sellest tahaksid rääkida? Ma leian, et see oli hästi, ma tundsin jällegi see samune, et on võimalus midagi ära teha, eks ju. Aga reaalselt ikkagi see, ma näen, et niimoodi ise juhendajana ja see tulemus tuleb kiiremini, eks ju. Et kui oled siin ikkagi juhatuses või organisatsiooni eesotsas, need asjad võtavad kauem aega ja on teised tegemised. Aga ma hindan seda väga, seda aega, nii nagu ütleme juhtkonnas, juhatuses, eks ju, Ülo Vihma, keda veel nimetada, et need inimesed on, kes on näiteks tore juhendajatena või tore koolitajatena näiteks meil, et võrratud inimesed ja väga rumal oleks mitte nende kõrvalt õppida, et ma ise näen seda kogemust just kõige rohkem või hästi vajalikuna, et märgata ja õppida, eks ju, teistelt kogu aeg midagi. Et see on olnud vahva teekond. Ja aitäh sulle selle eest, et sa seal olid, sest ka mina mäletan sinu jälle selliseid sütitavaid lennukaid ideid ja küsimusi, mille peale võib-olla alati ise ei tulegi. Ja ütle mulle praegu, mis sa ise mäletad, et mis see on praegu see sinu viimane sütitanud tegevus või teisi sütitanud asi? Et mina tean ühte asja, mis tore Facebookis hiljuti oli, mis hästi läks peale tegijatele, kõik tulid kaasa või noh, ütleme, paljud tulid kaasa. Et aga mis sa ise niimoodi igapäevaselt tead, et sa nüüd nägid ise, et jälle sütitasin? Pigem on niimoodi, et selle sütitamisega tuli mul meelde või kui sa enne natukene provotseerisid, et mingisugune midagi võtta ja teha midagi naljakat või vaata, sütitavat teha siin, siis ma ei saa, mul tekkis siia üks mälupilt. Ma lihtsalt lubad, ma räägin lihtsalt võib-olla selle ära, et mis võib-olla selgitab ka seda, et tegelikult ei olegi nii lill on ju kogu aeg olla, et kui ma läksin Rakvere gümnaasiumisse tööle, siis see on nüüd praegu kas mul 6 aasta seal käib ja ma ju nii tahtsin minna, ma olin olnud lastega kodus 5 aastat, samal ajal muidugi tore koolitusi ma tegin ju kogu aeg edasi, eks ju, et aga mul on oma õpilasi, oma juhendajate gruppi, lastegruppi ei olnud. Ja ma olin 5 aastat olnud Tormi ja Helenaga kodus ja ma tööle läksin Rakvere gümnaasiumisse, ma nii tahtsin, ma olin valmis kõik ära tegema, kõigi eest. Ma muidugi igale poole pakkusin välja, et me võime teha mingeid rahvusvahelisi projekte ja me võime kõike seda teha ja nii, eks ma ehmatasin inimesed ära. Ja siis ma mäletan, oli aulas oli kogunemine, kus tutvustati siis huvitegevust või midagi, mida koolis teha saab ja kokku oli kutsutud siis, ma arvan, kas see võib olla niimoodi, et 9. kuni 12. klass, ehk siis see saal oli puupüsti inimesi täis ja ma läksin sinna ette nii, nagu ma tavaliselt teen, istusin sinna, rääkisin selle tore jutu ära, et tulge kõik toresse ja mis see kõik tore on, jube raske muidugi vaata rääkida, kui midagi kogemuslikult käib see õppimine, eks ju, müüd nagu põrsast kotis, et näidata ju midagi ette ei ole ja räägin siis kõik, et nii äge on tores, mida teha saab ja et teeme ikka ühe mängu ka, on ju. Ja ma olin üksi seal ees ja seal võis olla üle 250 noore, kes nägid mind ju esimest korda ja nad polnud taimugi, kuidas ma olen. Ma istusin sinna lava peale maha ja tegin seda hipodroomi mängu. Issand, oh my god, ma sain sellise väärtusliku õppetunni. Ühesõnaga, see läks nii metsa kõik.
Nad vaatasid mind nagu, Kui kahju. et kes see tädi on ju. Esimesest reast mõned tegid siis kaasa. No see on see, kus kappad, eks ju, ja hobused lähevad üle soo ja paremale kurv ja vasakule kurv ja mehed ja naised ja siis ma tegin seda üksi seal ees. Ega ma niisama ei teinud, ma tegin ikka täie energiaga ja kappasin seal ja siis vaatan nagu keegi kaasa ei tee ja nagu tempo läheb juba endal maha ja siis mõtlen, pole hullu. Et võib ka nii juhtuda, et mõnikord mõte on hea, aga et ei tule välja, on, et siis keegi ei teinud kaasa, eks ma siis mõni seal oli. Et jah, et selle sütitamisega on niimoodi ka, et mõnikord läheb ka niimoodi teistmoodi, et aga ma tunnistasin tol hetkel seal, et näed, praegu läks teistmoodi, kui ma tahtsin, et õppimise koht on ikkagi ka see, et tuleb ikkagi kogu aeg õppida. Tuli üks asi meelde, selle sama jutu peale kappamise, et me saime ju selle mängu, kas me ei saanud ka mitte rahvusvahelisest kuskil projektis selle mängu, et kus tegelikult võib see nii-öelda läbikukkumine tulla täiesti ootamatust kohast. Kui Ele hakkas rääkima, siis mul tuli meelde see, mida me Tšehhis tegime, kus me ise olime nii tohutult vaimustuses jällegi sellest, et ööhäire, et meil on ju see tavaline lastelaagrites on ju ja olime siis rahvusvahelises koolis ja meil oli ka niisugune agenda või jutt välja mõeldud sinna, et Ele on kadunud ja täiesti, me läksime nii hästi sinna mängu sisse, et me ise päriselt ka nutsime ja Ele ongi kadunud. Aga Ele oli ennast ära maskeerinud. Meheriided seljas ja hambad värvitud mustaks ja oli kuskil selles väikelinna pargis. Ja et kuidas siis meie ise itsitasime tegelikult sissimas on aga et milline õppimise koht jälle, et tegelikult tohutu paanika, idee ja kavatsus on hästi hea, aga võib-olla alati ei kuku kõige paremini välja. Aga sellest tuleb õppida ja rohkem me seda teinud ei ole ka. Juures minu jaoks ongi see sellest rahvusvahelisest koolitusest see samune, see enda ämber ongi see, kui sa midagi ikka nii totaalselt nässu keerad, siis ma läksin kõikide nende inimeste ette sinna ja vabandasin ja selgitasin seda olukorda, et see oli keeruline seal see keele küsimus ja kõik, aga just nimelt see, et võtta vastutust oma tegude eest, et see on ka kindlasti oluline ja mida me noortele ka tahame ju õpetada. Sa olete nii armsad lihtsalt, nii erilised. Teeme siia lõppu ühe midagi sütitavat või? See oli ära praegu. See oli ära, vaata, see sütitamise lugu oli juba ära, see hipodroomi mäng. Tuleks midagi veel, kui sa peaksid lõpetama tunni väga sütitavalt. Mina olen nõus tegema kõik. Aga püsti tõusta ei saa. Aga selles mõttes, et meid ju vaatavad ju noored ja mõni on teinud seda hipodroomi mängu sinuga või minuga või kellegi teisega ja võib-olla paljud ei ole. No, kindlasti tekkis huvi, mis mäng see on. Kristel Kallis, kas sa tahaksid mängujuht olla? Ma ei mäleta seda enam nii hästi. Aga ma teen kaasa seda sinuga. Sinu leivanumber oli üldse minu meelest see nööbivabriku Joe. Jaa, aga see on mul inglise keeles meeles, eesti keeles ma ei suuda neid sõnu mäletada. Ja see peab püsti tõusma ja tantsima. Jaa, siin peab ju. Mida siis kaasa teha? Mängult me oleme kõik hobused hipodroomil, eks ju. Et hipodroom on see koht, kus hobuste võidu ajamine on, eks ju, ja inimesed lähevad siis sinna publiku hulka, seal on mehed ja naised publikus ja tavaliselt nad teevad hästi ilusaks ennast, eriti naised. Ja siis läheb lahti. Eks ju. Ja hipodroomil on hobused, me oleme hobused ja hobused, mida teevad, kappavad. Te teedke kaasa kõik, eks ju, jah? Kappavad kiiresti niimoodi ja siis tee peal võivad olla ees mõnikord takistused. Näiteks kappad ja on kurv paremale. Nii. Siis kappad edasi ja on kurv vasakule. Nii. Ja lähed edasi, siis ees on takistus, hüppad, võtad hoogu, hüppad üle takistuse. Ma kujutan ette, kuidas ma seal Rakveres olin, oh my god. Kappad. Järsku vaatad, soo on ees, lähed üle soo. Kappad edasi.
ja siis vaatad, siil on ees, siil läheb üle tee, laseme siili üle. Väga hea. Kappad ja siis vaatad juba eemalt, et naised on publikud. Kuidas naised teevad? Kappad edasi. Siis on mehed on publikud, mehed on kõvasti maksnud tavaliselt. Mehed teevad uhkelt. Kappad edasi. Ja siis ma arvan, et oli vist fotofiniš on ju, hobused võtavad üles, kappavad ja siis pildistatakse lõpus. Issand, kui hea lõpupilt. Saade on läbi, stuudios on tore, tulge järgmine nädal tagasi.